ابني احبادم Masud Sa nägid õigesti, see on seiredroon, mis näeb välja nagu kotkas ja tegutseb Iraani kohal maskeerituna linnuks. See pole isegi tähtsaim uudis Lähis-Idast. Eile astusid huthiidid sõtta. Huthiidid tulistasid Jeemenist Iisraeli poole ballistilise raketi ja raketi. Hetkõneks tõrjuti kõik raketid, kuid see oli oluline märk, mitte rakettide, vaid selle tähenduse tõttu maailma meretransport. Siinse riski mõistmiseks peame vaatama, kuidas naftakaubandus muutus pärast Iraani režiimi poolt Hormuzi väina sulgemist. Enne sõda veeti Hormuzi väina kaudu päevas umbes 15 miljonit barrelit toornaftat. Kui sõda algas, oli kogu selle naftakoguse asendamine praktiliselt võimatu. Saudi Araabia on suure osa naftast asendanud, viies seda idarannikult läänerannikule ja laadides tankeritele Punases meres. Nagu me eile rääkisime, läks suur osa Hormuzi väina naftast Aasia riikidesse. Eile ütlesin kogemata Vene riigid, kuid tegelikult läheb see nafta Aasia riikidesse, sest Vene riike pole olemas. Umbes 80% Hormuzi väina naftast saadetakse Aasia riikidesse. See tähendab, et nüüd, kui nafta viiakse üle kogu Saudi Araabia, laaditakse see tankerile Punase mere sadamas ja seejärel liigub see läbi teise kitsaskoha, mida nimetatakse Bab al-Mandabi väinaks. Nüüd, siin muutub Houthide probleem tõeliselt probleemseks, ma arvan. Eelmisel aastal hakkasid Houthid ründama kõiki laevu, mis läbisid väina, et sundida Iisraelil lõpetama oma sõda Iraani ja Gaza vastu. See avaldas tegelikult üsna suurt mõju maailma majandusele, sest paljud tankerid ja kaubakonteinerlaevad kasutasid Punast merd, kasutavad seda väina ja liiguvad Euroopasse läbi Suessi kanali Punase mere põhjaosas. See ongi seekord mureks. Kui huhid ründavad väinas laevu, peatub kogu Aasiast Euroopasse Suessi kanalit kasutav liiklus. Liiklus peaks siis minema ümber Aafrika sarve, mis lisab umbes 14 päeva ja tõstab inflatsiooni kogu maailmas, eriti Euroopas. Kuna suur osa Saudi naftatarnetest, mis ei saa läbida Hormuzi väina, liigub nüüd Punase mere ja Bab al-Mandabi väina kaudu. Siis kui Houthid taas laevu ründavad, katkeb ka see varustus. Nii et me tunneme survet kahekordselt. Esiteks peatub Aasiast Euroopasse tuleb kaubaliiklus. Samuti võib Saudi Araabiast Aasiasse suunduva nafta liikumine peatuda või tugevalt hilineda. Kui Houthid seda eelmisel aastal tegid, hakkas USA õhuvägi tegelikult lihtsalt pommitama Houthide positsioone Jeemenis, et tagada vaba laevaliiklus Punases meres. Eelmisel aastal mais sõlmiti relvarahu, kui Houthid nõustusid mitte ründama Ameerika laevu, mille järel USA pommitamine lõppes. Oluline on, et kui Houthid rikuvad relvarahu, aidates Iraani ja sulgedes Bab al-Mandabi väina. See oli nende eilne avaldus pärast rünnakut Iisraeli vastu. Kuulake. Rääkisin sõjalise eksperdiga, kes ütles, et Osadallah Houthi positsioon sõjas koosneb 3 faasist. Esimeses faasis rünnatakse pidevalt Iisraelis sõjalisi positsioone, kuni Iisrael lõpetab oma sõjalise tegevuse Iraani vastu. Teises faasis kehtestatakse mereblokaad kõigile Iisraeliga seotud laevadele, mis püüavad Bab al-Mandabi väina läbida. Kõik Eilati sadamasse imporditavad kaubad läbivad Bab al-Mandabi väina. 30% Iisraeli kaubandusest ja kogu import liigub Bab al-Mandabi väina kaudu Punasesse merre. Iisraelil kogunes Ansar al-Houthi sõjaliste rünnakute tõttu 2024. kuni 2025. aastani kokku $80 miljonit võlga. Nad suutsid lõpuks välja kuulutada Elati sadama ja ka Haifa sadama sulgemise. Kõik see juhtus Ansar al-Houthi sõjaliste rünnakute tõttu kõigi Iisraeliga seotud laevade ja ettevõtete vastu, kes üritasid ületada Bab al-Mandabi väina. Teine etapp on mereblokaadi kehtestamine kõigi Iisraeli merendusvarade suhtes.
kolmas etapp seisneb USA sõjaväebaaside ründamises, kui USA sekkub. Kui USA alustab koos Iisraeliga sõjalisi operatsioone Ansarallah Houthi vastu või võtab seisukoha rünnakute suhtes Jeemenis, hakkab Jeemeni rühmitus sihtima USA sõjaväebaase Saudi Araabias, Omaanis ja kogu piirkonnas. Nüüd muutub asi huvitavaks, sest paistab, et Houthid ei soovi sõjas osaleda. Ja siin peame vist natuke rääkima terrorismipoliitikast, mis tähendab, et isegi terroristlikud rühmitused ajavad omaenda poliitikat. Iraan on Houthisid tugevalt toetanud, eriti varasematel aastatel. Olen kindel, et toetus on aeglustunud, kuna Iraan on olnud seotud mitme sõjaga Iisraeliga. Aga enne seda toetasid nad tugevalt Houthisid, et kindlustada vastupanutelje ülesehitamine. Paistab, et elus olevad Iraani juhid tahavad sellest toetusest kasu saada. Ja nad avaldavad tugevat survet Houthisidele, et need liituksid selle sõjaga, laiendaksid konflikti ja sisuliselt sulgeksid väina, mis asub Jeemeni piiril. Nüüd Houthisid ei soovi sekkuda eelmise aasta juhtunu tõttu. Nagu mainisin, toimusid B2 pommirünnakud Houthi sihtmärkidele peaaegu iga päev. Houthi infrastruktuur ja juhtkond said tugevalt kannatada, mistõttu nad nõustusid 2025 aasta mais relvarahuga. Nad ei soovi pommirünnakute kordumist, kuid samas survestab Teheran neid konflikti astuma. Nad tulistasid 2 raketti Iisraeli suunas hoiatusena, öeldes, et kui rünnakud Iraani, Liibanoni ja Hezbollah vastu jätkuvad, sekkub ka Houthi rühmitus. Tundub, et see on lihtsalt sõnum, mitte märk Houthide täielikust sõjaga liitumisest, kuid olukorra eskaleerudes Iraanis võib see muutuda. Ma mainin eskaleerimist, sest eile tegid Iisraeli väed midagi, mida selles sõjas varem pole tehtud. Enne teema juurde asumist vajutage kindlasti allpool meeldimise ja tellimise nuppu. See aitab meid palju. Nüüd räägime eskaleerumisest. Eile teatas Iraani välisminister, et Iisrael ründas 2 Iraani suurimat terasetehast, elektrijaama, tsiviiltuumarajatisi ja muud infrastruktuuri. Iisrael väidab, et tegutses kooskõlastatult USA-ga. Rünnakud on vastuolus USA presidendi diplomaatia jaoks pikendatud tähtajaga. Iraan lubab Iisraeli kuritegude eest karmilt kätte maksta. Kohe arutame Iraani vastust rünnakule. Aga kõigepealt uurime põhjalikumalt, mis sai kahjustada ja miks peetakse seda paljude poolt eskalatsiooniks. President Trump teatas 2 päeva tagasi, et rahuldab Iraani taotlused pikendada pausi Iraani energiarajatiste ründamisel. See paus pikendati 10 päeva võrra, nii et see kestab kuni 6. aprillini 2026. Kui me nüüd läheme tagasi Iraani välisministri avalduste juurde, siis tema sõnul rikkus Iisrael selle pausi, mida president Trump ise diplomaatia huvides pikendas. Nüüd läheb asi natuke keerulisemaks, sest Iisrael sihtis tõenäoliselt 2 terasetehast. Nad pole seda avalikult tunnistanud, kuid kõik viitab, et Iisrael sihtis neid. Ei näi, et Iisrael oleks sihtinud seda elektrijaama, mille üle välisminister vaidleb. Tõenäolisem on see, et elektrijaam varustas terasetehaseid elektriga ja sai kannatada rünnakutes, mis tabasid terasetehaseid. See ei pruugi rikkuda president Trumpi pausi, kuid oli siiski eskalatsioon, sest terasetehast peetakse tsiviilsektori osaks. Nüüd ütlevad iisraelased, et see on 2-otstarbeline. Terast kasutavad nii sõjavägi kui tsiviilsektor. Iraanlaste jaoks oli see oluline, sest nad eksportisid eelmisel aastal umbes $7 miljardi eest terast. See oli majanduse jaoks tähtis. Kahjustuste korral võib taastumine aega võtta. Sellest hünnakust. See on oluline, sest mäletate, alles jaanuaris seisis režiim silmitsi ulatuslike protestidega, mille põhjuseks olid nende endi tekitatud majanduslikud probleemid. Need probleemid ei ole kadunud isegi sõja ajal. Ja isegi kui sõda lõpeb, oletame, et režiim jääb püsima, siis majandusprobleemid nende rünnakute ja teiste selliste rünnakute tõttu ainult süvenevad ning avaldavad režiimi eliidile veelgi suuremat survet midagi ette võtta. See ei tähenda, et režiim kindlasti laguneb. See võib tähendada, et Iraan muutub Põhja-Korea sarnaseks, kus rahva elujärg ei huvita. Neid huvitab vaid režiimi püsimine, olenemata sellest, mis hinnaga see tavainimestele maksma läheb. See on võimalik,
aga samuti võib režiim majandusliku surve tõttu kokku variseda. Võib-olla just seda arvestavad iisraellased. Iisrael on erinevalt Ameerika Ühendriikidest üsna avalikult režiimi vahetust eesmärgiks seadnud. Mitte tingimata ise režiimi vahetust läbi surudes, vaid pigem luues olukorra või keskkonna, kus Iraani rahvas saab ise režiimi kukutada. Seda on avalikult öelnud ka Iisraeli peaminister Netanyahu. Nüüd keskendume Iraani üsna karmile vastulöögile. Pärast Iisraeli rünnakut Iraani terasetootjatele sihtis Iraan tsiviiltehaseid kogu Pärsia lahe piirkonnas. Ja see ei tundu mulle ikkagi loogiline, sest paljud riigid, mida Iraan ründab, ei ole tegelikult Iisraeliga just parimates suhetes. Iisraeli vaatenurgast on see olukord, kus nad ainult võidavad. Nad hävitavad Iraani tööstusvõimekust ja Iraan omakorda hävitab seda Saudi Araabias, Kataris ja Kuveidis, mis ei tunnusta Iisraeli. Tõenäoliselt ründavad nad ka Omanit, mis on selles sõjas Iraani poolel. Kuid siiski on Iraani plaan tagada, et majanduslikku survet võimalikult laialdaselt suurendatakse. Nii saavad nad selle sõja kiiresti lõpetada. Iraan avaldas nimekirja sihtmärkidest, mida nad plaanivad rünnata Pärsia lahe piirkonnas ja Lähis-Idas. See hõlmas terasetehaseid Iisraelis, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis, Kataris ja Bahreinis. Praegu ei paista, et vasturünnak nende terasetehaste vastu oleks veel toimunud, kui ma seda laupäeva hommikul umbes kell 12 Texase aja järgi salvestan. Aga tundub, et Iraan on tabanud alumiiniumitehast Araabia Ühendemiraatides. GDG oli kaugelt suurim alumiiniumitehas Lähis-Idas. Tehase tootja või omaniku sõnul sai tehas laupäevases raketi- ja droonirünnakus märkimisväärselt kahjustada. Araabia Ühendemiraadid on üks väheseid Lähis-Ida riike, mis on Iisraeliga üsna lähedastes suhetes ja erinevalt paljudest teistest tunnustab Iisraeli riigina. Aga isegi siis, minu jaoks isiklikult, ei ole selles mingit mõtet. Iisrael korraldab rünnakuid ja vasturünnakud tabavad riiki, keda peetakse lihtsalt temast sõbraks. Saan aru, et Iraani strateegia on panna kõik kannatama, kuid ma ei mõista, miks teised riigid, kes sõjas ei osale, ei näe seda terrorismina. Nad ründavad süütuid kolmandaid osapooli lihtsalt sellepärast, et need on sõbrad riigiga, kes neid ründab. Liigume nüüd Iraani teise kättemaksu juurde, mis oli suunatud Saudi baasile, kus viibisid USA väed või sõjaväelased. See oli Prince Sultani baas Saudi Araabias. Saudi Araabia lubas USA-l seda baasi kasutada alles hiljuti, umbes nädal tagasi, sest Iraan ründas pidevalt Saudi sihtmärke ilma põhjuseta. Enne seda luba polnud Saudi Araabia sõjas osaline. USA-l ei olnud luba kasutada Saudi Araabia õhuruumi. USA-l ei olnud luba kasutada USA baase Saudi Araabias. Aga see muutus Iraani vasturünnakute tõttu. Iraani rünnak tabas laupäeval edukalt baasi ja vigastas vähemalt 15 USA sõdurit. Neist 5 on raskes seisus. Hiina satelliidifotodelt näeme, et baasis põlesid lennukid. Tundub, et tegemist on ühega neist tankurlennukitest, mida USA on kasutanud hävitajate tankimiseks ning näib, et 3 neist said kahjustada ja 1 neist hävitati tõenäoliselt täielikult. See on ilmselt üks edukamaid Iraani rünnakuid USA sõjaliste varade ja sõjaväelaste vastu. Nii et kuigi diplomaatia näib edasi liikuvat, paistab ka sõda eskaleeruvat ja on väga raske ennustada, mis edasi saab. Kui huhtid sekkuvad, võib see tegelikult veenda teisi Pärsia lahe riike, nagu Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, aktiivselt sekkuma ja hakata ründama Iraani sihtmärke. Kui huhtid sekkuvad, häirib see tugevalt kaubandust Euroopaga.